neid hetki oli mitu isegi ja valida nendest on üks keeruline. Näiteks me sõitsime Ukrainasse nädal aega enne sõja algust ja 5 päeva enne sõda olime Mariupolis. Ja seal oli tunda õhus, et midagi hakkab toimuma. Ja sõda algas meie jaoks Kiievis. Kell 6 hommikul me läksime tegema õue reportaaži, kuidas autod sõidavad Kiievist välja. Inimesed põgenevad kottidega. Et selline raske olukord oli. Ja ma mäletan seda, et kui ma tahtsin vahetada objektiivi, siis mul värisesid väga käed. Et ma ei saanudki vahetada objektiivi. Et selline pingeline hetk oli. Ja siis järgmisel päeval meil anti kuuliveste ja ma mäletan, kuidas ma tõmbasin esimest korda kuulivesti selga ja mõtlesin, et uskumatu, et ma ei ole sellele alla kirjutanud, et ma pean nüüd sõjas olema ja kajastama. Ja siis kuulsime esimest korda sireeni ka. Ma küsisin reporteri käest, kas ongi see sireen. Ta ütles, jah, on. Imestasin selle üle, et või koos. Ja ta magas riietuses ja üks teine fotograaf rääkis, et ta magas tal kuulivest oli ka isegi peal, magas niimoodi. Ja siis sõbrad rääkisid, et 70-kilomeetrine kolonn on Kiievi taga ja seal ööl nad ründavad. Ja nii rääkisid 3 õhtut järjest, et nüüd rünnak toimub. Ja see oli selline väga pingeline hetk ka, et tarkad üles ja siis mõtled nii, et mis nüüd sai. Ja vahepeal on olnud niimoodi ka, et kui me tahtsime sõita ühte linna, linn nimega Siiversk, see asus 2 kilomeetrit venelaste positsioonidest. Ja seal oli lai põld ja siis me küsisime, kas me pääsme sinna linna. Ja siis öeldi, et hommikul oli tulistamised, aga kui te lennate nagu kuul, siis te pääsete linna. Siis me riskisime ja lennasime nagu kuul. Ka, et Lada Kalinaga 120 kilti tee oli pommitatud ja saime sisse ja siis välja ka. Ja siis ka vahepeal meid oli ka rünnatud. Taheti meid tappa ja siis me põgenesime sealt ka kohast. Et siis oli mitu olukorda, kui ma tundsin, et ma olin keset sõda. Ma olen küsinud reporteri käest ka sellist küsimust, et kui me kohtusime rohkem sellist venemeelset inimest, siis kas sa pane seda kirja ka, et ta on Ukraina valitsuse vastu näiteks? Ta ütles, jah, muidugi panen, et me räägime kõikide inimestega, igaühel on oma arvamus ja nii me kajastamegi. Ja ma püüdsin, ma ei tahtnud lavastada ka fotosid, sõjafotosid. Kui algas sõda, siis ma nägin, et oli üks purustatud maja, kõrval oli laste kiik, üks fotograaf pani sinna last kiikuma ja siis pilistas, et see laps kiigub ja purustatud maja. Ja siis ma vaatasin, et mina küll ei taha sellist pilti teha. Aga see pilt sai väga kuulsaks ka, et ta seda kasutatakse pressis ka. Et see mõjus hea pilt, aga ma ei taha niimoodi mõjutada protsessi, et pigem olla nähtamatu ja pilistada nagu žanri. Et see, mida ma näen, seda ma kajastan, pilistan. Paljud on küsinud minu käest seda küsimust ka, et kuidas sa tunned, kuidas on olukord seal. Ja ma ütlen ka, et inimesed tihti ei mõista, mis toimub Ukrainas või piirkondades. Ja ma toon tavaliselt sellist näidet, et
et inimene, kes pole kunagi lennanud lennukiga ja tal on suur hirm. Ja kuidas sa selgitad, et see on ohutu? Et ta hakkab värisema, kui räägitakse lennundusest või lennukist. Et siis sõjaga on ka selline asi, et inimene, kes pole käinud sõjas või sõjapiirkonnas, mõnel on isegi Kiiev on vastuvõtmatu, et nad kardavad sõita Kiievisse, et arvavad, et nad saavad surma seal, et kogu Ukraina on väga ohtlik. Aga kindlasti mitte minu arvust. Aga jah, sõjapiirkonnad on küll väga ohtlikud. Ja näiteks kui me magasime Harkivis, iga öö oli niimoodi, et kell 3 öösel tuli kusagil kõva pauk. Et Vene rakett kusagil maandus, öösel kaja on ka väga hea ja siis selline läks, ärkad selle peale. Siis esimene sõna, mis tuleb suus välja, on ropsõna. Siis jääd kuidagimoodi magama, 15 minuti pärast jälle siis jälle tõused teine ropsõna ja siis enam ei jää magama. Hommikul vaja minna tööle juba, et siis pea ei tööta, väsimus, et väga raske siis on olla. Ja jah, ma ei kujuta ette, kuidas inimesed elavad nende tingimustes. Meie tuleme korraks, pressitöötajad lähevad Ukrainasse 8 nädalaks ja siis väljuvad sealt. Aga inimesed, kes elavad seal, nad on pidevalt seal. Et siis ma ei kujuta ette, kuidas nad saavad hakkama. Ja, näiteks täna, kui me salvestame seda intervjuud, täna on, vaatan telefoni, 13. aprill. Ja siis täna 2 Vene raketti maandusid Suumes, Suume linnas. Ja ma vaatasin, et Facebookis oli selline sõnum, ma loen ja selle, et kuidas saab palmipuude püha Suumes muutuda mustaks päevaks. Ballistiline löök otse linna südames tsiviilelanike vastu. Me ei ütle pole sõnu, vaid näitame toetust, kirjutame kommentaaridesse pluss za Suume ehk siis Suume eest ja aitame koguda annetusi, et toetada Ukraina kaitseväge ja aidata kannatanuid. Kallid suumelased, hoidke vastu, sügav kaastunne hukkunute peredele. Jõudu meile kõigile selle üle elamiseks. Aitame koos, iga annetus loeb ja siis on need andmed seal. Et iga elu on väärtuslik. Meie, kui oleme siin kaugel, võib-olla väsime. Mul on ka palju tuttavad, kes räägivad, et me ei jõua enam jälgida, et sõda kestab juba 4 aasta. Et see mõjub meie tervisele näiteks ka, et me tahame natukene kaugeneda sellest. Et on see hea või mitte, et see on iga ühe inimese otsus. Ja mul on küll raske ja tahaks toetada, mõelda, et ja see empaatia on kindlasti olemas. Näiteks mõned nädalad tagasi Vene raketid maandusid Krivõi Rõh linnas, hukkus 9 last ja 21 inimest kokku oli. Suumes praegu on juba hukkunud üle 30 inimese ja 2 last oli.
kuidas jääda kõrvale sellest, ma ütlen, see on väga raske.